kes see siis arvutis lugu ei peaks, kõigile kasu on neist. Siiski ka raamatut kaaslaseks heaks nimetab enamus meist. Tere raamat, tore raamat, paarteid peitub sul sees. Neil, kes sulle sõbraks saavad, maailma vardub ees. Kui olid väike ja saamatu veel, aru vaid piltides said, teadmisi kogusid raamatuteel, mõndagi mõista nüüd võid. Tere raamat, tore raamat, paarteid peitub sul sees. Neil, kes sulle sõbraks saavad, maailma vardub ees. Vahel kui varus ja nukker on hing, raamatust leiad siis toe. Lugedes kasvab su teadmiste ring, raamat tee lahti ja loe. Tere raamat, tore raamat, paarteid peitub sul sees. Need, kes sulle sõbraks saavad, maailma vardub ees. See on ikka õige, et ühe hea raamatu vastu arvutiga ei saa. Jah, nagu ka film ei asenda raamatut. Tõesti, alati kui ma vaatan mõne raamatu baasil tehtud filmi, tekib mul tahe võtta see raamat jälle raamaturiiulist kätte ja veidike lehitseda seda. Lisaks võin raamatu igale poole kaasa võtta ja lugeda seda just siis, kui mina seda soovin. Kusjuures teaduslike uuringutega on ka tõestatud, et inimesed, kes loevad rohkem, parandab see ajutööd ning seega need inimesed elavad ka kauem tervena. Ja tegelikult just hiljuti ma lugesin, et inimesed, kes loevad rohkem raamatuid, nendel on parem suhtlusoskus ja empaatiavõime, mistõttu on nad ka paremad kaaslased. Aga kusjuures kaaslastest rääkides, kus on meie lapsed? Nad peaksid juba ammu kodus olema, kell on juba nii palju, issand jumal. See meenutab mulle korda, kui nad mängisid uuesti detektiive. No tead küll, nagu selles raamatus Lotte. Mõtle, nad käisid uues kilusid ja kašelotte otsimas. Pärast oli nagu meie detektiivid, kes otsisid neid mööda ilma taga. Aga näe, õnneks sealt nad juba tulevad. Tere, ma! Tere, isa! Vabandust, et meil nii kaua läks. Me mängisime uuest palli, kuni see lõpuks naabri aknast sisse lendas ja lillekoti ümber lükkas. Siis me hakkasime peitust mängima ja sinna kogu meie aeg kaduski. No ja siis me leidsime, et seebimullid on palju turvalisemad ja sellepärast pidime poest ka veel läbi käima. Asjadel on rumal komme alatihti kaduda, kaotatud on prille komme kaapikirkui maduga. Mõnda palju salapärast juhtub päeval juhtub ööl, teadke sõbrad, sellepärast detektiivid ongi töö.
on see raamat, mille ma juba ammu aega tagasi tellisin. Ongi tsirkus! Oota, las ma loen nüüd. Küüniline enesekeskne ärinaine pärib tsirkuse ning leiab eest terve uue maailma selle traditsioonide, pühendumuse ja truudusega. Järk-järgult paneb seda mõtlema, kuidas üldse oma ülejäänud elu veeta. Ma arvan, et see vist väga laste kõrvedele ega silmadele mõeldud pole. Pärast õhtul loen. Aga mäletad, millal me sinuga viimati tsirkuses käisime? See oli ju vist lausa eelmisel sajandil. Loomulikult. Ma mäletan akrobaatide kaelamurdvaid trikke ja saltosid. Ja siis seal oli üks hästi tugev mees hantleid tõstmas. Millised musklid tal olid. Aga ma mäletan ka, et seal olid karud, kellel olid kleidid seljas, ahvid, kes käisid rattaga ringi ja lõvid, kes hüppasid läbi leegitseva rõnga. Appi, kui jube vaesed loomad, see kõik tore ei olnud. Ära muretse, rohkem tsirkuses loomad trikke ei tee. Tsirkuse asemel meil on nüüd rohkem Riigikogu ja kloone on meil ka seal piisavalt. Kogu selle tsirkuse jutu peale tuli mul üks anekdoot meelde. Helistatakse tsirkusesse ja küsitakse. Tere, kas teil rääkivat hobust oleks vaja? Mis rääkivat hobust? Nalja teete või? Kostab turust vihane vastus ning kõne lõpetatakse. 5 minuti pärast heliseb telefon uuesti. No kas teil on siis seda rääkivat hobust ikkagi vaja või ei? Rääkivat hobust ei ole ju olemas. Kostub turust jälle vihane vastus ning kõne lõpetatakse. Ei lähe minutitki mööda, kui telefon jälle heliseb ning sealt kostab. Kuule sina, kõlupea, ära pane kõne kogu aeg kinni. Kas te teate, kui raske on kapjadega numbrit valida või? minu lemmikraamat. Just sai viimase osa loetud ja neid osi oli kokku palju.
ja, ma tean, et sa oled suur Harry Potteri fänn. daamid ja härrad, võlurid, nõiad, mugud ja maagilised olendid. Kujutage ette, et olete Diagoni Põiktänava Munakivi sillutatud teel. Või ei, et olete hoopis sigatükka, nõiduse ja võlukunsti kooli seinte vahel. Ma kuulen luudade sahinaid, loitsude sosinaid, võlujookide mulinaid. Ma tunnen trolli haisvate varvaste ja hirmulõhna. Aga äkki selle hoopis sina? Jää vait! Siin sigatüükas toimuvad müstilised lood, dementorid ja tead küll, kes varitsevad õhtu hämaruses. Aga õnneks on mul leedripuust võlukepp ning võluloitsud, mis mind kaitsevad. Aga tahad kuulda minu viimast võluloitsu? Reitu Sembra! Midagi ei toimu ju, see vilets loits vist ei tööta. No töötab ikka küll, sest see on kõdiloits! ma tõin sulle metsa äärest ilusad kevadlilli. On ju Aitäh ilusad, sulle. nagu sina mu lillek. Aitäh, need on imeilusad. Palun. Need meenutavad, oota, ma panen need vaasi. Need meenutavad mulle ühte Maria Underi luuletust, oota, las ma otsin. Ju toome helbet jätnud Jumalaga ja sirelite õitsaeg on käes. Kõik pungad pakatavad täies väes, kõik põõsad sinetavad maja taga. Ja öösiti nüüd ei ma enam maga, mu süda õhetab kui hõõgu väes. Ah, sirelite õitsaeg on käes, kuis võiks üks kõikne olla maa ja vaga, kuid sind ei ole siin. Mis jaoks siis päev? Nii täis neid siniverkjaid õisi loodi, mis jaoks siis öö, nii heldelt valgeks jääb, nii lõhnu heitvalt ümber minu voodi, nii raske üksi kõike ilu kanda. Kuid sind ei ole siin, et sulle seda anda.
emme, ma sain tõenäoliselt luuletusest mitte midagi aru. Siirele tõitsisid seal küll nagu, aga mis on toomehelbed ja hõõgu väes. See oli Marie Underi luuletus Sirelit aegu. Tema juba oskas sõnu ritta seada, nii et argipäevased teemad muutusid poeesiaks. Ta kirjutas tihti loodusest ja armastusest ning eks seegi oli ka armastusluuletus. Väga ilus, aga mul on ka üks luuletus varuks. Kased on kikkis ja kägugi kukub. Selline väike, miks sina veel tukud? Tõuse mu sõbrake üles nüüd juba, käes on sul ammugi õitsemisluba. No päris Marie Under see küll pole, aga ilus on ikka. meenutavad mulle alati minu lapsepõlvekodu. Need kasvasid meil kohe aia taga küla tänava ääres. Puude alused olid lausa õitest sinised, nagu meri või tükike taevast. Hiljem õitsesid veel toomingad ja ööbikud laksutasid laulda, sest mets oli ju seal samas. Mulle nii meeldib, kuidas sa muutud kevaditi nii poeetiliseks. Lilledaia tänava ääres. See lausa meenutab mulle ühte luuletust. Kohe loen teile. Meil aiaäärne tänavas, kui armas oli see, kus kasteinas põlini me lapsed jooksime, kus ehani ma mängisin küll lille rohuga, kust vanataatke kõrval mind tõi tuppa magama.
Selle luuletuse tegija oli Liidia Koidula ja teda kutsutakse ka Emajõe ööbikuks. Mängime nüüd raamatu pimesikku. See käib nii, et ma võtan raamaturiiulist ühe suvalise raamatu ja me peame seda lugema. Okei, äge sobi. Raimond Valgre, tuntud ja tundmatu. Nimi on küll natuke tuttav, aga minu jaoks ikkagi täiesti tundmatu. Las ma vaatan. Siin kirjutab, et 1926. aastal hakkas Raimond Valgre õppima Tallinna Ühistehnika Gümnaasiumis. Appi, mis ta käis Peia koolis või? Ei, rumaluke. See oli Tallinna Ühistehnika Gümnaasium. Nüüd seda kutsutakse Tallinna Polütehnikumiks. See asub kesklinnas Pärnu maanteel. Aga see on tegelikult minu ema raamat. Talle meeldis Raimond Valgre väga ja tema muusika. Raimond Valgre oli muusik, kelle loodud laulud said legendaarseks siis, kui ta ise enam ammu akordioniklahve ei sõrmitsenud. Kahjuks suri ta väga noorelt. Kes teab, kui palju lugusi oleks ta veel kirjutanud. Valter Ojakäär on Raimond Valgre kohta öelnud, et kui ta oleks sündinud Ameerikas, tunneks ta tema laule kogu maailm. Saaks kõrda minust tantsija, sest ta vallanud mind šassi. Leidmise võlgutse ka. Helmi, mulle näitaval, mõni mõõtmes sammus voksis käib. Oleks sammust peaks ju aitama.
lapsed, tulge siia, algab ajalootund. ei, see on ju nii igav. Ei ole midagi. See siin on Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad. See on Eduard Bornhöhe kirjutatud ja see on ajalooline seiklusromaan. See ilmus esmakordselt 1869 ja räägib talupoegade ülestõusust Liivi sõja ajal, mil ka Pirita klooster maha põles. See on tegelikult ka armastusromaan. See raamatu peategelased on Vürst Gabriel ja saksa aadipreili Agnes. Suurejoonelises mäluritseenides taustalt tarkab nende vahel tõeline armastuslugu. Kas sellest raamatust on ka film tehtud? Me vanaisaga vist kunagi vaatasime seda. Sul olid need laused, et mehed, teie hobused põlevad ning põgene vaba laps. See on ainus võimalus. Vägivald armastab vabadust.
kust on sinu kätte jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab su ihutult ära, mis plaane varjab ta ehitult pea. Mis on küll selle meistri mõttes, kes sellised riistu taab? Mis on küll tema õige hind ja kas ta jääb või kaob? Ühel seikleval riiuse rühmil, olgu mis toda alati vöö, või peitku ennast koomistab õues, nii on kindlamgi veel. See relv on aimelik talisman, mis hoiab sind päeval ja ööl ja lõikab läbi kõik kütked, millesse satud saade. Ta jätab terveks tervesed mõttest, mis hoidmas teda sinu pööl. Need kütkeid läbi tema ei lõika, sest nii on kindlamgi veel. jah, ma mäletan, kuidas me vanaisaga viimsest reliikviat vaatasime. Aga ma mäletan ka seda, kuidas ta lõõtsu tõmbas ja pillilugusid mängis. ja, aga minul tuli jällegi meelde, kui me jaanipäevapaiku nende juures maal käisime ja vanaisa vanema tantsima võttis. Sellist ärakirjutamist pole ma isegi tantsupeol näinud. Lõõtsil tõmbab suure mõnuga viise väge vaid. Tantsiks polkat, tantsiks mõnuga, puudub partner vaid. Need, kes tantsiks polkat päriselt, vanaks jäänud õunel väriseb. Jalad üldse ja ringlus käriseb, katki jääb see tants. Vanavar olid kiige peolis kõige enemal, lõi tantsunem, polnud temast keegi terasem. Lõi tantsuvar ja nii uhkelt laise polkavar, oleks nad veel noored, mõtlegi nii kui ükskord paremalt. Siis nad tantsiks polkat, kaegisid polkat kõige paremat. Tantsutaktis keeled kõlavad, sekka lööb kitarr. Ehtsad polkat ei saa põrata, üksi näib see narr. Noortel veel on kondid nigedad, moodsad kingad liiga libedad. Tunnen enne muutunud nigedust, katki jääb see tants. Vanavar olid kiige peolis kõige edemal, lõi tantsunem, polnud temast keegi terasem. Lõi tantsuvar ja nii uhkelt laise polkavar, oleks nad veel noored, natukenegi nii kui ükskord paremad. Siis nad tantsiks polkat, kaekisid polkat kõige paremat. Viised sätsid, poolel täis on tuld. Tantsiks polkat, tantsiks isukalt, nii et uiskaks muld. Aeg on teine, mis seal salata, moes on rokkid, pole parata. Poole teetseid polkat karasa, katki jääb see tants. Vanavar olid kiige peolis kõige edemal, lõi tantsunem, polnud temast keegi terasem. Lõi tantsuvar ja nii uhkelt laise polkavar, oleks nad veel noored, natukenegi nii kui ükskord paremad. Siis nad tantsiks polkat, kaekisid polkat kõige paremat. Siis nad tantsiks polkat, kaekisid polkat kõige paremat. täna on olnud üks meeldiv õhtu oma pere, sõprade, laulude, tantsude ja raamatute seltsis. elus on palju pisiasju, mille üle rõõmu tunda. Olgu see siis mõni tegu, naeratus või hea sõna. Sõnad avavad tee südamesse, ütleb ka vanasõna. Liile Järv on kirjutanud. Hea sõna jõud on võimas, heal sõnal võluvägi sees.
heal sõnal kerge lennata ja olla, hea sõna haiget ei tee. hea sõna kannab lusti rõõmu, heal sõnal armastus on sees. hea sõna ilma ilusamaks muudab, hea sõna kõike seda suudab. külaline. Teie ees rullus lahti raamaturiiuli saladus ja sellel raamaturiiulil olevate raamatute mõtted ja tegelased. Läbi esinejate toodi tagasi teie ja teie laste jaoks tuttavad tegelased ja kindlasti ka mõnusad mõtted. See oli ajarännak kiiresti kulgevasse uude ajalukku. Aeg meie ümber kõhutab võimsa hooga. Teadussaavutused toovad inimestele kätte erinevaid võimalusi info hankimiseks, aga raamat jääb. Raamat on selline omapärane põnev kaaslane, kes ei lase tunda igavust ja kes kunagi sulle vastu ei vaidle. Ta annab sulle mõtteid, millega sa saad edasi minna. Vahel vastab kõikidele sinu küsimustele, teinekord teeb tuju pahaks, aga ta võib minna tagasi raamaturiiulisse, seal olla ja võib-olla siis mõni teine kord tuleb pähe, võtta ta kätte ja jälle kord lugeda. Raamatu aeg on olnud nii pikk, et meie põlvkond, meist eelmine ja veel eelmine ei teagi päris tema algust. Aga joo on meil kodus kõikidel olemas teadmikud, kus seda otsida. Aga vaadakem välja täna
helerohelisse õhkõrna, vaikselt tuules liikuvasse oksamerre ja mõelgem, et teie ümber on mingi õhkõrn pits, heleroheline, see ongi kevad. Ja ööseti ei ole vahel und, sest teada on, et toomingate võitelend on alanud. Suur kevad avab maale oma ukse. Toas istuda nüüd enam küll ei saa, nii pikalt ootasime ilmataadilt sooja, veel palju kordi päike ringiga läks looja, siis varsti lilleke näitas end ja algas tuultes värviliste idlikate lend. Head kontserdikülalised, me soovime teile kõigile imekaunist kevadet ja sellele järgnevat suve. Täname kõiki osalejad sellel kontserdil ja kontserdi korraldajaid ja kontserdi lõpuks astub teie ees ülesse vast loodud vilistlaste ja veel praeguste õpilaste bänd.
mida mõelda, need, kes pole iial käinud seal. Näitad meile suunda, kui vana tuulel viib. Siia üles kuulda ei ole midagi. Lähme katused mööda, tule lähme tornime Tartut. Lähme katsume pilvi, lähme värvime taevasi. Mõned tahavad palju, teised rohkem veel. Mõned tahavad kõike, katus keerume, teised kirjutavad kõik. Meil on silmad ainult teineteise jaoks. Meil on aega hoida teineteise ja võlut ja üks